Eltonen M23. No nii, tere taas, armsad kanali vaatajad ja jälgijad ja tellijad. Jätkame selliste väiksemapoolsete nugade lainel. Vot sellist nuga minul pole kunagi varem olnud. Ja see on selles mõttes nagu sihukene natukene minu jaoks nagu erakordne, et tegemist on sihukese noaga, mida siis on mõeldud, et vajadusel saab ka kaelas kanda. Selleks on tal siis sihuke pael kaasas. Ma küll olen nii-öelda natuke seda paela pannud teistmoodi, kui ütleme nii-öelda tootja mõelnud. Et ta ripuks mul vot selliselt kaelas. Et ma saan niimoodi parema käega ta siit võtta tõmmata. Jah, tagasi panna muidugi ühe käega ei saa, peab teise käe abi kasutama. Aga on mõeldud ka see, et teda saaks siis nii-öelda ka kuskil rihma peal kanda ja siin on väga huvitav, ma ei ole sihukest trukki varem näinud. Et mis ta siis eriline on? Sellega on sihukene asi, et teda nii-öelda otse tõmmates ta lahti ei tule. Aga tuleb kõigepealt üks serv üles tõmmata ja otse tagasi ka ei ole võimalik. Tuleb kõigepealt nii, ma ei oskagi panna. Tal on jah omad trikid. Ahah, õnnestus ka kõigepealt nagu üks serv panna ja alles siis läheb trukk kinni ja saab siis panna rakmete või mingisuguse molle või mingi rihma külge ja siis teda horisontaalisendis või ma ei tea, mis iganes asendis nii-öelda kantakse. Ma ei osanud alguses sellest noast suurt midagi arvata, et mis sa tahad, sihukene 6,5 sentimeetrit tera pikkus, 3,3 oli siis tera paksus ja ta on sihukene paras naaskel. Ja naasklina ta töötabki. Ma olen nüüd mitu korda temaga pidanud kuskile naha sisse mingeid auke tegema ja puidu sisse ja eile õhtul siis, kuna poisid mul suutsid ära lõhkuda ühe nii-öelda mängu raudtee, mis on valmistatud puust. Ja siis mul oli vaja nii-öelda katkiseid detaile seal parandada, siis tuli välja, et on ülimalt hea sihukene nokitsemisnuga ja täpselt sihukene puu kallal nikerdada, nokitseda. Selle koha pealt on see nuga nagu küll absoluutselt täiuslik, et kui sa oled sihukene inimene, kes aeg-ajalt niimoodi tahab kuskil metsas maha istuda või miks mitte ka kodus, mis iganes, ja sa tahad midagi nokitseda teha. No vot, täpselt, see on lihtsalt sinu nuga. See on täpselt sihukese käsitöölise nuga. See on kohe nagu super selle koha pealt ja ütleme, et tänaseks on see nuga muutunud mul, ma olen kasutanud teda ka nüüd umbes 4 kuud, on muutunud siis isegi vist peaaegu 5 kuud, on muutunud nüüd täpselt selliseks põhiliseks nikerdamise nokitsemise noast. Et väga hästi kontrollitav, väga mõnus, sõna otseses mõttes sööb ennast puitu sisse, et nagu lihtsalt praegu tõmbas niimoodi. Ops. Noh, mitte midagi pole öelda. Sihukene, kui mul on vaja midagi puust valmis teha, meisterdada, mingit jõukast just nimelt peenemat tööd teha, see on täpselt see nuga. Et kõmm ongi mul telgivai valmis. Temaga töötamine on lausa nauditav. No, see on jah, hämmastav. Et tera hoiab suurepäraselt. Teras on 80 CRV2 süsinik teras, see on see klassikaline sihukene puuko-lõuku teras, millest igasugused Soome nugasid tehakse. Et
Karastus on väga huvitav ta nüüd. Nii-öelda teritatud osa on karastatud kuni 62 HRC-ni ja muu osa siis on 59. On nagu pehmem. Noaselg on pehmem kui siis see tera ja selle peaaegu 5 kuu jooksul, mis ma olen teda kasutanud, ma olen püüdnud teda üsna intensiivselt kasutada. Ma olen ainult hooninud teda võib-olla paar korda. Teritamiseni pole veel jõudnud. See, kuidas ta tera hoiab, see on ulme. Et selle koha pealt nagu üli eeskujulik. Nüüd on ausalt, ma olen tegelikult sellest noast absoluutses vaimustuses. See on lihtsalt niivõrd mõnus nuga. Aga ütlen ausalt, et ega ta suurt muu jaoks ei kõlbagi. Ta asendab sul naasklit ja ta ongi sul nikerdamisnokitsemisnuga. Jah, et ütleme, et lõket ette valmistada, no ma ei kujuta ette nüüd. Noh, võtame siin ühe sellise nii-öelda pilpaalu. Eks ta ikka poolitab sellise ära, aga noh, ütleme, et mõistlik on seda tööd teha vähe toekama noaga. Et see on ikkagi täpselt see, et oled kuskil looduses, sul on vaiasid vaja teha, ellujäämissituatsioon tahab mingit lõkse teha, lihtsalt on igav, hakkab puulusikat tegema, pannilabid, et noh, võt täpselt see on see nuga. Et noh, jah, kui nüüd hakata lõket ette valmistama, siis mida ta tõesti väga hästi teeb, üli nauditav on temaga ka pirdu lokitada. Need väga mõnusad sellised krussis keerduvad õhukesed lokid tulevad. Nigu niuhti. Üliilusad, ülikenad siuksed. Niised võtavad kindlasti kohe tulerauva pealt hästi sädet. Et kui nüüd tulerauvast rääkida, siis võtame siit ühe. Jah, sädet tõmbab ta ime hästi. Selle koha pealt on ta suurepärane nuga. Et kes siis sihtgrupp võiks ollagi? Noh, tegelikult ma juba rääkisin ära. Need, kes tahavad, kellele meeldib nokitseda, nikerdada, teha ise oma kätega asju. Võt täpselt, see nuga peab teil olema. Et ta ei ole leivalõikamisnuga. Võib-olla jah, mingid peenikesi, tead, siukse vorstikesi võid seda ka lõigata. Et okei, mingid vinnutatud vorsti võid ka lõigata. Aga mingi lihakamaka kallale pole mõtet, aga minna leiba saia pole mõtet, aga lõigata, see on nüsimine. Noh, tera lihtsalt on liiga lühikene. Et aga täpselt võta tükikene puud ette ja hakka selle kallal midagi looma. See on täpselt see, mille jaoks ta on. Tema kasutus on selles suhtes üsna kitsas. Aga see, mille jaoks ta on, selle jaoks ma ütleks niimoodi, et kompromissitult täiuslik asi on ja ma isegi ei ole kindel, et midagi oleks temas, mis temas nii-öelda annaks paremaks teha. Väga ei ole. Noh, kui nüüd nagu ilgelt tahaks nokkida, okei, ta võiks olla saadaval ka nii-öelda roostevaba versioonina, võib-olla mingit superpulberterasest, miskit Elmaxist või midagi söökast. Ma arvan, et see pole ka tähtis. Et noh, tähelepanu tahab ta saada. Selle terase omapära on see, et see teras läheb isegi seistes nüridaks. Et selleks, et seda nii-öelda vältida, võiks see nuga kogu aeg mõõdukalt rasvane olla. Et nii-öelda niiskus talle midagi ei teeks. Ja noh, oma värvi muudab ta sisuliselt, kui sa hakkad teda kasutama paari päevaga. Et pigem jätkeda kuidagi viisi veidike rasvaseks. Käepide nokitseme jaoks ülimõnus. Väga hea on teda käes hoida, ergonoomika töö tegemise jaoks ülivõrdes, ma ütleks niimoodi.
nagu minu arust pole isegi mitte midagi täiustada, absoluutselt mitte midagi. Et ta võiks olla jah, näiteks üks inimese, kelle hobi on bushcraft. Kindlasti see on sinu nuga, raudselt kohe. Et sa istudki pärast seda, kui sa oled metsas oma laagri püsti pannud, oma kätega oma mingi laavu ehitanud, lõkkekoha välja ehitanud nii-öelda selle peegelduse kraaniga ja kõik tööd on tehtud ja kõht on ka täis ära söödud ja nagu vara tundub veel magama ka minna. Ja siis sa võtadki midagi ette ja siis sa lihtsalt hakkad tegema midagi, nokitsed. Ta on loodud puidu kallal nokitsemiseks ja ta on selles ülimalt hea. Nii et Peltonen on saanud õigele asjale pihta. Väga õigele, ma ütleks niimoodi. Ja see nuga hakkab, ma arvan, mind nüüd nii-öelda looduses olemisel, kus iganes ma käin ja olen, viibin. Alati on ta mul käe pärast. Ma mõtlen ausalt, ma olen olnud kogu aeg nagu küll seda. Võib-olla natuke arrogantne nende suhtes, kes nuga kaelas kannavad. Minu jaoks see tundub nagu sükene ebamugav. Ja milleks endale tekitada mingit ebamugavust. Ja nüüd ma siis võtsin ette ja olen selle ajauksul, kui see nuga mul on olnud, üritanud teda nii-öelda siis ka õppida kaelas kandma. Mis ma olen aru saanud? Aru olen seda, et mul on hea meel, et mul on habe. Sest tänu habemele ta mul ei sega mind nii palju. Habe ka natukene varjab teda, nii et aga ütleme niimoodi, et ei ole saanud minust sükest noa kaelas kandmise fänni ja ma ei leia, et see väga mõistlik ka on. Nii et sükene üksjagu tegelikult ta ikkagi on natukene ebamugav. Aga jah, eks see on ka nii-öelda võib-olla minu personaalne kiiks. Aga nuga on üliasjalik, super asi. Et kui sa oled süke metsalembeline, bushcrafti huviline, on see täpselt see asi, mis sul raudselt peab olemas olema. Ja kuna on nii hea asi, ega siin midagi lisada ei olegi, et vaatame teda siis veel korra lähemalt. Seda on ka erinevates värvides saada. Musta, rohelist, mulle endale kõige rohkem tegelikult meeldib oranž, mida mul ei ole. Vot, säänne ta siis sai. See nuga ja säänne sai ka siis see video. Peltoneni uus logo on päris kena tegelikult. Mulle ka täitsa meeldib.